tuleb löök ja hästi tõrjub Antsov praegult. Jeremi. Ja ilusti seal. Ilusti kütab ja paneb löögi ka, aga Antsov selle ilusti püüab. Ei olnud mingit probleemi tal sellega. Ja läheb Angulo Jeremiga löögile, aga Antsov taaskord püüab selle löögi soorituse. Alega. Ja mängib ilusti Kvineeriale. Vahetab äärt Laidvele. Laidve saab ette võtta. Ikka Laidve. Väga ilusti teeb. Ja pall käib ka latis ära. Ja Tammekal vedas siin praegult. Aga väga peen tegutsemine Laidve poolt. Ilusti kiirelt kihutas selle. Ja sai ka ilusti löögile tänu selle. Leiab Murage. Oba. Ja Antsov tõrjub taaskord. Väga hea tõrje tema poolt. Ja saab Viimsi taas nurgalöögi. Tuleb hea pall. Ja Viimsi tõrjub. Ja väga hea toimetamine Sapi poolt. Ja nüüd tuleb Viimsi kontrast. Ja läheb Kõre. Ui, aga Antsov väga hästi praegu. Käpad vahele saab. Tuleb lükata Jeremi. Võidab taaskord palli Murage. Hästi trikitab, lööb. Ja Antsov tõrjub ja Fofana lükkab. Lööb oma teise 40. minutil. Selle mängu teise ja hooaja 12. On Viimsi endale sellel hooajal väärilise asetuse leidnud Gregor Lehtmetsale, kes eelmisel hooajal Eesti liiga parim väravatüüt oli. Idron kaotab palli, Murage leiab Laidve võtab. Korraks arvasin, et läheb löögile seal, aga otsis ja leidis ka Fofana. Aga Fofana löök ebaõnnestus. 19 Kvineeria ka vahepeal. Mättis särgi ära number 22. Aga Jeremi löögile. Ja Antsov selle ilusti tõrjub. Muragele lühidalt. Laidve. Läheb löögile. Oi! Ja niimoodi saab. Ei olnud Antsov selleks absoluutselt vältida. Esimene 20 Laidve. Selle mängu ilmselt ära võtnud praegu. Hästi petab Tammeveski. Ja penalti Viimsile. Ja väga hästi tegutses seal Tammeveski. Ja Kõre lahendab ära, ilusti alla nurka. Ja seisuks 4-0. Kõre oma hooaja lihtsalt veel leidnud. Ja on kohtumine lõppenud. Jäi seisuks 4-0. Ja kõlas kohtumisku lõpuvile. Viimsi on tänasele mängu 4-0 võitnud, 3 punkti on tabelisse juurde kirjutatud ja saab väiksele pausile minna hea emotsiooniga.